Head eestimaalased ja Eesti hoidjad. On jõuluaeg. Aeg, mil argipäeva kiired toimetused asenduvad loodetavasti rahulikuma tempoga ja saame rohkem aega pühendada oma sõpradele ja lähedastele. Aeg, mil tunneme suuremat teineteise mõistmist, soojust ja rõõmu. See on ka aeg, kus vaadata tagasi mööduvale aastale ja tänada kõiki, kes on andnud oma panuse, et Eesti säiliks rahuliku ja turvalise paigana. Olles kodumaast kaugel, meenuvad mulle väärtused, mis meid kõiki ühendama peaksid. Püüdlus, rahu, turvalisuse ja stabiilsuse poole. Samad väärtused, mille eest meie Ukraina sõbrad just praegu võitlevad. Aga võtkem ka aega, et mõelda just nimelt nende võitlusele ja sellele, kuidas meie saaksime neid veelgi enam nende võiduteele aidata. Olen hetkel siin Iraagis ja see on meie panus, osa laiemast pingutusest, toetada piirkondlikku julgeolekut, võidelda terrorismiga ja luua alus püsivale rahule. Eesti sõdurid siin ei teeni mitte ainult meie huve, vaid ka rahvusvahelise üldsuse ühist huve tagada rahu laiemalt maailmas. Meie kaitsekulud ületasid sel aastal esimest korda 3% piiri. Me oleme investeerinud oma kaitsevõime arendamisesse rohkem kui kunagi varem. Meie kaitse-eelarve kasvab ja soetame tuleval aastal näiteks laskemoona enam kui 700 miljoni euro eest. Teeme seda ikka selleks, et olla valmis kaitsma oma riiki, oma rahvast, oma enda inimesi. Ja et võiksime tunda ennast turvalisemalt nendel keerulistel aegadel. Kallid riigikaitsesse panustajad, nii Eestis kui ka siin kodust kaugel, tänan teid julguse ja pühendumise eest. Uskuge mind, seda hinnatakse sügavalt. Tänu teile on nii Eesti kui NATO tervikuna tugevam ja kaitstud kui kunagi varem. Saadan teile siit Iraagist oma sügava tänu ja soovin teile rahulikku ning rõõmsat pühadaega, mis on täis lootust ja ühtekuuluvust. Head eestimaalased, head sõbrad, rahulikku pühadaega ja ka midagi muud kui hoidkem Eestit.